Mulle kui eriti mitte aiandusala spetsialistile tundub, et nüüd on läinud nii soojaks, et võiks ära osta tomatitaimed, seda enam, et siin Bauhofis on täiesti olemas. Aga Kersti, mis sa ütled, kas võib kasvuhoonesse panna või on natuke vara veel? No mina ütlen, et tegelikult peaks natukene ikkagi veel ootama. Meil on alles maikuu esimesed päevad, oli küll mõnus soe nädalavahetus, aga ööd on veel jahedad, nii et tomatitaimed tahaksid saada sellist vähemalt +10 kraadist temperatuuri ka öisel ajal. Et kui sul on kannatust, iga õhtu neid korralikult katta ja väga hoolikalt ilmateadet jälgida, siis võid katsetada. Mis sa arvad, millist sorti valida, kas madalat, kõrget? No, tegelikult on kasvuhoone üsna madal, aga enamus selliseid põnevaid ja maitsvaid sorte on ikkagi kõrgekasvulised. Nii et kodukasvuhoonesse mina valiksin võimalikult laia valiku, et pigem valiksin sordid selle järgi, et nad oleksid lühema kasvueaga ja varajasemad, sest seda esimest tomatitootad ju kõige rohkem. Kuidas on väetamisega? Eelmisel nädalal me vaatasime väetiseriiuli üle ja sa hoiatasid, et seal on professionaalide väetised, mida tuleb väga hoolikalt kasutada. Lähevad samad väetised? Lähevad samad väetised ja kuna tomatil on tegelikult suhteliselt spetsiifilised nõudmised näiteks kaaliumi suhtes, et ei tekiks viljatipumädanikku või ta viljuks paremini, siis kindlasti tomati puhul soovitan kasutada spetsiaalset tomativäetist. Aga üks asi on veel meie tänase töö juures, nimelt seal see mullapind või mullakiht kasvuhoones on suhteliselt õhuke. Taimede juurtel ei pruugi olla piisavalt ruumi, seepärast me otsustasime, et paneme kasvuhoones olemasoleva mullakihi peale veel täiendavalt istutuskastid ja täidame neid korraliku mullaga. No nii, võtame siit Hortikomi mulla. Mitu kotti me peame võtma? Meil on klassikalises mõõdus peenrakast 80x120 centimeetrit ja sinna läheb vähemalt 4 kotti mulda. Ometiks meil on väetis olemas, kas me paneme väetist juurde? Mina paneksin natukene väetist juurde. Ja meil on just nimelt see pikatoimeline tomativäetis, mis hakkab vaikselt toitaineid välja andma siin 2-3 nädala pärast, siis kui tomatitaimed ilusasti juurdunud on. Ja sellest jätkub kogu kasvuperioodiks. Pakendi peal on kirjas, et seda väetist kasutatakse umbes 50 grammi ruutmeetrile ja üks peotäis on kusagil 40 grammi. Meie kast ongi täpselt ruutmeeter, nii et selle ühe peotäie segame siia kasti sisse. Tomatitaimed on paras panna niisuguse 50 centimeetrise vahega, nii et taimelehed üksteisega kokku ei puutuks. Õhk peab ilusasti taimede vahel ringi käima, siis ei tule hallitust ja taimed saavad nagu vabalt kasvada. Eesti sordid on tegelikult suhteliselt kindla peale minek. Nad võib-olla ei ole nii saagikad kui hübriidsordid, aga samas on nad vähem pretensjoonikad kasvutingimuste suhtes. Milline peaks olema kasvuhoone temperatuur üldse? Eks ta võikski sinna 23-25 kraadi juurde jääda. Hetkel on õues 16 kraadi. Automaatavaja on meil uhkelt katuseluugi lahti teinud. Seda peaks vist natukene nüüd reguleerima, eks ole? Ja üks asi veel, siin ühte sorti tomatitaimed on natukene välja veninud ja ei ole nii perfektselt sirged, siis tomatit võib julgelt istutada sügavamale. Tomativarrel on selline huvitav omadus, et kui ta saab mulla sisse, siis ta kasvatab siit lisajuured ja nii on taimel seda toitvat pinda palju rohkem. Kersti, võtsime Bauhofist katteloori ka. Kas peaksime praegu juba selle paika sättima? Täna kohe me seda paika veel ei pane, sest lähemad ööd näitavad, et temperatuur olulisel määral alla 7 kraadi ei lange. Aga nüüd
aiaomanik peab hoolega ilmateatel silma peal pidama ja kui ööd tulevad jahedamad, siis kindlasti juba sellise 5-6 ajal õhtul katteloori taimedele peale panema. Kas loodust on võimalik kontrollida või selle olemust suunata? Ilmselt mitte ja mitte keegi ei suuda ka päris täpselt sellele küsimusele vastata. Aga minu tänane tähelepanek on see, et 3 nädalat on olnud absoluutne kuivus siin Eestimaal ja nii kui ma Bauhofist kaasa võtsin selle kastmisvooliku, nii hakkas vihma tibama. Aga kastmisvoolik on mul siin sellepärast, et see meie tänase saate vaatajamängu auhind ja küsimuseks on, kui suure vahega tuleks istutada tomatitaimed? Õiged vastused, nii nagu ikka aadressil, mida näete ekraanil ja kõigi õigesti vastanute vahel roositakse välja siis tegelikult väga hea kastmisvoolik. Valisime spetsiaalselt sellise vooliku, millel on rattad all, õues on hea liigutada, ta on suht väike ja siis, kui seda vaja ei lähe, saab ka kuhugi seina peale üle riputada. Nii et kõik detailid läbi mõeldud.